kaitseminister Jüri Luik on kriise, mis on initseeritud, mis ei teki nii-öelda looduslikust valikust või ei ole maavärin või midagi taolist, eks. Meie idapoolne naaber on teinekord väga loominguline, mitte alati, aga vahetevahel on. Mida meil sealt poolt võiks oodata olla? Midagi sellist, millest me ei pruugi alguses aru saada, et see on üldse nii-öelda inimtekkeline. No meie idanaaber näeb väga paljudki sellest, mis praegu toimub niisuguse ideoloogilise sõjana või niisuguse sõjana riigi mõju ja mõjusfääride pärast. Ja tõepoolest niisugune propagandarelv, valeinformatsioonirelv, küberrelv, seda kõike kasutatakse juba praegu üsnagi aktiivselt. Et selleks ei olegi vaja oodata mingit erakordset sündmust ja see on ka põhjus, miks Eestis on loodud küberkaitsekeskus, Lätis on NATO propaganda võitlemise keskus, samuti on Soomes hübriidohtude keskus, nii et minu arvates ka see lääne pool on üsnagi hästi tajunud, et sellised riskid on olemas ja neist ei saa lihtsalt mööda vaadata ja loota, et kui meie oleme ausad ja räägime tõde, siis tõde tõuseb ja vale vajub ja me ei pea üldse pöörama tähelepanu neile tehnoloogiatele, sellele tehnikale, mida Vene propaganda kasutab. Viimane muret tekitav näide on tegelikult see sama president Putini artikkel National Interestis Ameerika ajakirjas, kus ta kasutab väga palju niisugusi Vene stereotüüpseid propagandavõtteid, aga oma isikuga annab neile muidugi erakordselt suure kaalu, sealhulgas ka väga ebameeldiv lõik Balti riikide kohta, kes Putini järgi siis vabatahtlikult liitusid Nõukogude Liiduga. Vene välisluurejuht andis just BBC-l intervjuu, kus justkui etendas ohvri positsiooni, kuidas siis Nõukogude Liidult võetakse ära seda Natsi-Saksamaa võidu oreooli, eks ole. Ja Balti riiki seal küll ei puudutatud, aga ridade vahelt tuli lugeda, et ikkagi keegi üritab kirjutada ajalugu ümber moel, mis ütleme siis Kremlile ei sobi. Ja ajaloost ongi saanud täna niisugune võitlusväli, kus siis riigid ikkagi väga tõsiselt võitlevad oma narratiivi eest, eelkõige Venemaa. Aga mitte ainult? Mitte ainult, aga ütleme, et kui see niisugune lääneriikide narratiiv on ikkagi üldaktsepteeritud ja ajalooliste faktidega üsnagi selgelt tõestatud. Kas või Molotov-Ribbentropi pakt, eks ole. See pakt on olemas, see lisaprotokoll on olemas ja see on põhimõtteliselt kõigile näha, seal on allkirjad all, see ei ole mitte lihtsalt üks kaart ühe joonega, sest seal on all, eks ole, allkirjad, nii et see on niisugune tõsine ajalooline dokument. Sa võid seda kuidagi tõlgendada, kuidagi trikitada, et mis asjaoludel see alla kirjutati ja nii edasi. Aga fakt on see, et see dokument on olemas. Nii et selles mõttes Venemaal ongi seda oma narratiivi väga raske suruda, sellepärast, et on üldteada, et see niimoodi ei olnud. Samamoodi ka kogu see Putini jutt Ida-Euroopa vabastamisest, millest ta pikalt räägib ka seal artiklis. Me ju teame, see pole mingi saladus, mis juhtus Ida-Euroopa riikides, kaasa arvatud Balti riikides peale seda jutumärkides vabastamist. Jällegi see kõik on dokumenteeritud, nii et selles mõttes selle Vene ajaloolise narratiivi peale surumine on suhteliselt keeruline, et seal on võimalus on siis andmeid kas võltsida, aga tänapäeval see kõik on üsnagi keeruline, või siis proovida neid kuidagi tõlgendada niimoodi, et see oleks siis kasulik Venemaale. Ja muidugi on tähelepanuväärne, et see sama Nikolai Patrušev on ühtlasi ka Vene ajalooühingu esimees. Selles mõttes nagu huvitav, et tippjulgeolekumees on ühtlasi ajalooühingu esimees. Ajaloohuviline. Suur ajaloohuviline. Kuidas teile tundub,
Tihtipeale olen ma kuulnud väidet, et eestlased on propaganda immuunsed. Ma päriselus ei ole seda nagu tuvastanud, et kui ma vaatan, mis sotsiaalmeedias toimub näiteks, siis mida jagatakse, ei tajuta, et see ei pruugi olla üldse see, mida nähakse. Ehk see, kas on täiesti vale, nii-öelda monteeritud vale, või on selle tõlgendused ikkagi sellised, mis viitavad mingisugusele süsteemsusele kusagilt mujalt. Kas me oleme siis propaganda immuunsed? No nagu te ütlesite, ma arvan, et see probleem on palju mitmetahulisem. Ma julgeks öelda, et niisugune Eesti peavoolu ajakirjandus on vähemalt Venemaalt tuleva propaganda suhtes ikkagi üsnagi immuunne. Näeb seda minu arvates päris hästi läbi, aga sotsiaalmeedia on muidugi oma palju rikkalikuma niisuguse menüüga on muidugi ka vastuvõtlikum sellisele informatsioonile. No seda informatsiooni on sotsiaalmeedias ka võimalik võimendada, eks ole, on võimalik inimesi ära petta, et see on mingisugune massilist huvipakkuv informatsioon, kuhu siis haakuvad inimesed kas või lihtsalt huvi pärast, et mis see siis on, millele nii suurt tähelepanu pööratakse. Ja minu arust venelased on omandanud väga profilt kogu selle sotsiaalmeedia manipuleerimise võime. Aga siin on muidugi mõningad tendentsid, mida on eelkõige võib-olla näha Lääne-Euroopas, isegi mitte nii palju Eestis, on see, et eriti nooremas põlvkonnas on väga paljud inimesed nii-öelda süsteemi vastu tahaksid midagi ära teha, tahaksid mingit tüüpi revolutsiooni teha. Ja no vot siis tulevad appi Vene propagandistid, kes siis nagu sõnastavad selle probleemi, mille vastu siis peaks möllama. No, see on ju hästi teada, seda on ka uuritud, et Vene propagandistid on tihti mõlemal pool rindejoont. No, näiteks ju paljastati Ameerikas suur propagandakampaania vaktsineerimise vastu, mis ka Ameerika arste väga šokeeris. Ja kui seda uurima hakati, siis selgus, et nii vaktsineerimise pooldajate niisugune võimas rinne, kui ka vastaste võimas rinne oli suuresti Vene propaganda poolt organiseeritud. Loomulikult sa leiad alati sobivad inimesed, kes sellega kaasa tulevad, aga küsimus ei ole mitte mingis konkreetses eesmärgis. Eesmärk on lihtsalt nõrgendada, murendada seda niisugust ühiskonna kangast. Ja noh, ilmselt erinevates riikides ollakse erineval viisil vastuvõtlikud või ka immuunsed nendele teemadele. No ütleme, et Eestis ikkagi, kuna meil on see nõukogude kogemus ja eks vanemad põlvkonnad on seda ka noorematele edasi andnud, siis niisugune automaatne skeptitsism on, aga muidugi ainult juhul, kui inimesed tajuvad, et see tuleb Venemaalt. Kui nad ei taju, et see tuleb Venemaalt, kui nad tajuvad, et see tuleb kuskilt mujalt, mingist usaldusväärsest allikast, siis muidugi võib see ka teistmoodi minna. Kuidas Eesti saaks seda informatsioonilist lahinguvälja ära kasutada? Sest mulle tundub, et me peaksime ikka osalised olema. Vastasel korral me jääme kuhugi sinna pressraua vahele. No eks, kui me räägime sellest võitlusest ajaloo pärast näiteks, siis Eesti on ju tegelikult väga aktiivselt sellesse sekkunud. Küsimus ei ole siin mitte ainult valitsuse tegevuses, aga näiteks meie MEP-id, ütleme, Europarlamendis veel eelmise koosseisu ajal ju näiteks Tunne Kelam mängis väga olulist rolli, sellepärast, et see sama Europarlamendi resolutsioon, mis võrdsustas fašismi ja kommunismi ja süüdistas ka Stalinit teise maailmasõja puhkemises, mis on nii tohutult Putinit ärritanud ja mis on ka üks põhjus, millele ta ekstra viitab oma selles pikas artiklis. Et see ju võeti vastu ikkagi paljuski ka Eesti MEP-ide toel ja seda ei olnud sugugi, kuna see läks vastu ka väga paljude lääne vasakpoolsete poliitikute arvamusega, siis ei olnud seda Europarlamendis seda konsensust kaugeltki lihtne leida. Ja samasugused võitlused käivad iga päev ka näiteks Euroopa Nõukogus ja väga paljudes teistes. Aga kas need institutsioonid ei jää natuke kaugeks nii-öelda laiadest massidest? No ütleme niimoodi, et see mehaanika on ju selline, et
selline vaidlus tegelikult jällegi peegeldub meedias. Et ta ei ole nagu eraldi steriilne vaidlus, vaid ta peegeldub meedias, ka meediaväljaanded, räägime praegu rahvusvahelistest väljaannetest. Ajakirjanikud peavad võtma oma positsioonid, demonstreerima oma suhtumist, ka peatoimetajad peavad seda tegema. Ja minu arust see niisugune sammuline rahva harimine, et see on ilmselgelt ära tasunud ja niisugust putinistlikku agendat üks ühele, niisugused suured lääne lehed ja ka muud meediaväljaanded ikka praegu enam omaks ei võta. Et see on päris keeruline. On sellega läbi murda. Venemaa ongi siis pidanud looma oma niisugused avalikud propagandakanalid nagu Russia Today. Aga nende eelis on jällegi see, et see on üldiselt teada, et nad on Vene valitsuse häälekandjad, nii et nende mõju on selle võrra kindlasti väiksem. Milline on Eesti mõju sellel informatsioonilisel lahinguväljal anno 2021? Eesti on ju väike riik, seda me peame aksepteerima ja selle tõttu meil ei ole mõtet seada endale ka täiesti üle jõu käivaid eesmärke. Aga ma julgeksin öelda, et meie oskus on alati olnud kasutada niisugust väikeriigile omast tehnikat, kus me proovime siis suuremate abil nii-öelda ka ennast suuremaks rääkida ja suuremaks teha. Ja üldiselt, mis puudutab näiteks Venemaad, siis Eesti ekspertide ja ka poliitikute arvamust ikkagi küsitakse, seda oma kogemusest öelda, et ikkagi eeldatakse, et me oleme mingisugused Venemaa spetsialistid. Ise küsimus on see, et kas me oleme enam ja väga palju niisugustest Venemaa uurimisest ja Venemaa analüüsist on meil ju vajaka. Vene keeltki ei räägita enam väga laialt ja selles mõttes me peame seda ekspertiisi kindlasti kogu aeg värskendama, et me ei saa loota sellele, et vanemad põlvkonnad on elanud Nõukogude Liidus ja on seetõttu kuidagi ekstra Venemaad tundvad. Et olles ise olnud Eesti Vabariigi suursaadik Moskvas, võin öelda, et seal on väga palju niisugusi varjatud hoovusi, mida tasub teada ja mida ei saa lugeda lääne meediast, kust me tihti saame Venemaa alast informatsiooni ja Eestil ju ei ole, ütleme ERR-il on üks korrespondent Moskvas, aga üldiselt on ju ka Moskva suhteliselt halvasti kaetud Eesti meedial. Aga tänan teid. Aitäh teile.